Soovitame kõigile beebiootajatele tutvuda sünnitusmajaga, kus on plaan oma beebi ilmale tuua. Stiina ja Reigo leppisid kokku oma individuaalse ämmaemanda Merilin Kruminšiga, et kohtuvad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku sünnitajate vastuvõtus, et majaga tutvuda ja teha veel viimased ettevalmistused sünnituseks. Aega ei ole enam palju. Stiinal on tähtajani jäänud veel vaid paar nädalat. Nii, et siin on meie see täpitabel ka, et siia me siis igapäevaselt kleebime kõik meie majas sündinud poisid ja tüdrukud ja siis teie täpikene on siia ka varsti lisandumas. Ja on siis eraldi märgime siin ära siis ka kaksikud, et kaksikud on siis näete siin, et natuke üksteise peal olevad täpikesed. Nii, lähme siis edasi. Et siin on siis meie sünnitustubade korrus ja sünnitustubasid on meil siis kokku siin 9 tükki ja 4 tükki on nendest vanniga ja ülejäänud toad on siis duširuumi kasutusega. Et vaatame, lähme siis siia ühte sünnitustuba ka vaatama, et milline see sünnitustuba välja näeb. Nii, et see on siis üks nüüd sünnitustubadest. Ja see sünnitustuba on vanniga sünnitustuba. Lähme vaatame, mis siin siis tubades on. Sünnitustuba on igale perele individuaalne ja seal ollakse alates sünnituse algusest kuni selle lõpuni ja lisaks veel paar tundi, et jälgida, kas ema ja beebiga on kõik korras. Sel ajal peaks toimuma ka esimene imetamine. Kõigis tubades on olemas erinevad vahendid sünnituse toetamiseks ja sünnitusvalu leevendamiseks. On olemas käimisraam, millega saab mööda tuba ringi liikuda ja ennast uhude ajal toetada. Veel on toas võimlemispall, mille peal saab istuda ja puusaringe teha või siis küljelt küljele liigutada. Selline rütmiline liigutamine aitab rahustada ning valu leevendada. Sünnitusel on heaks abivahendiks ka järi. Osadele naistele meeldib seal tuhude ajal istuda, kuid ka sünnituseks on selline asend väga hea. Veel on sünnitustoas olemas erinevad matid ja hernekotid. Voodis on hea vahepeal puhata. Mõnele naisele meeldib aga voodil sünnitada. Voodi pea otsa saab tõsta ja naine saab seal istuda. Lisaks saab voodile tõsta ka hernekoti ja sel viisil olemise mugavaks teha. Kõige sagedamini sünnitavadki naised voodis külili asendis. Selles asendis liigub tita hästi edasi ja samas saab presside vahel ema puhata. Kui toas on vann, saab seda kasutada tuhude leevendamiseks ning kui vannis olemine naisele sobib ja meeldib, võib sinna ka sünnitada. Kuidas sul tunne on siin sünnitustoas olla? Kas sul tekib niisugune ettekujutus, et sa võiksid siin sünnitada? Pole hullu, päris upane. Päris upane. Asju on palju, vähemalt saab tegevust. Just. Et ma andsin sulle selle sünnitusplaani ka viimane kord, kui me kohtusime. Kas sa jõudsid seda ka vaadata ja mõelda selle peale? Jaa, tahaksin võimalusel vanni sünnitada. Aha, et oled sa käinud näiteks vettesünnituse loengul? Oled käinud. Kõik vajalikud protseduurid toimuvad sünnitustoas. Mitte ühekski tegevuseks ei viida naist teise ruumi. Samuti tehakse vajalikud esmased protseduurid beebiga samas toas. Vastsündinutele on sünnitustoas olemas spetsiaalne soojalambiga laud. Kui nüüd sünnitus kulgeb hästi ja normaalselt ja mingeid kõrvalekaldeid ei ole, siis sünnituse ajal tegelebki sünnitajaga ainult ämmaemand, juhendab ja jälgib. Kui nüüd tekivad mingisugused kõrvalekalded, siis ämmaemand kutsub, et vastavalt sellele, missugust abi on tarvis. Millal ma üldse peaksin tulema sünnitama? Et see sünnitus võib alata kahte moodi, et kas algavad regulaarsed tuhud või siis lähevad looteveed. Et regulaarsete tuhude korral võiks oodata, kuni tuhud on 4-5 minutiliste vahedega ja kestnud vähemalt paar tundi. Kui nüüd looteveed puhkevad, siis oluline on lootevete puhul endale meelde jätta või üles märkida kellaaeg, millal looteveed puhkesid. Ja edasi jälgida lootevete värvust, ehk siis paned endale alla valge sideme, kus see värvus ilusti näha on, jälgid loote liigutusi, et tita ilusti liigutakse ja ootad sünnitegevust. Kui sünnitegevus ei ole alanud 6-8 tunni möödudes, siis tuleb haiglasse tulla ennast näitama.
kui algab regulaarne sünnitegevus varem, siis jälle 4-5 minutilised vahed ja võid haiglasse ära tulla. Igal juhul tuleb vaadata ka oma sisetunnet, et kõik ei ole alati kinni minutites ja tundides, vaid oluline on ka enda sisetunne. Kui on aeg sünnitusmajja tulla, saab naistekliiniku paremalt küljelt läbi Tõkkepuu maja taha sõita, kus on olemas ka silt sünnitajate vastuvõtt. Tõkkepuu juures tuleb võtta pilet ja parkida maja taha, kus kohe vastuvõtu ees on spetsiaalsed kohad sünnitajate jaoks. Kui oleme 2 tundi siin ära olnud lapsega, et kuhu me edasi läheme? Et siis edasi lähete sünnitusjärgsesse palatisse. Sünnitusjärgseid palateid on meil erinevaid. On erinevas hinnaklassis perepalatid, on siis kallimad, kus on dušid, WC-d, televiisorid, külmkapid sees ja odavamatel siis kõiki neid mugavusi sees ei ole. On emalapse palatid, kus ongi siis ema ja laps ja teisi naisi seal ei ole ja on siis üldpalatid, kus siis võivad olla ka teised sünnitanud naised, teised emad oma lastega. Ja üldpalatid on 4-kohalised ja iga siis voodi vahel on kaardinad, nii et oma privaatne ruum on sel juhul ka olemas. Et ema ja lapse palati juures ja üldpalatis mees siis kogu aeg juures viibida ei saa, et saab külastada siis külastusaegadel, aga perepalatis saab siis tugiisik olla kogu aeg juures, teda toitlustatakse, et seal saab kogu pere koos olla. Merilin viibki Stiina ja Reigo sünnitusjärgseid palateid vaatama. Lähme siis vaatame seda peretuba ka. Et see on nüüd üks meie maja peretubadest, et need peretoad on kõik tegelikult enam-vähem ühesugused selles mõttes, et ühesuguse sisustusega, et nad võivad natukene siis erineda suuruse ja värvide poolest. Kõikides peretubades on olemas duširuum ja WC. Lapse jaoks on olemas mähkimislaud, kus on mugav tita eest hoolitseda. Peretoas on beebi hoolduseks kõik vajalik koha peal olemas. Tita on kogu aeg ema ja isa juures ning tema jaoks on olemas ka spetsiaalne voodike. No nüüd me oleme selle maja tuuri kõik osakonnad läbi käinud, oleme näinud sünnitustubasid, sünnitusjärgseid palateid. Et kuidas teil tunne on? No mulle igatahes meeldib, mis ma näen, et ma ise olen otsustanud, et peretuba tahaks kindlasti, kui see vaba on, et selleks, et Reigo saaks mu juures olla siis, kui olen ära sünnitanud. Kas see, et te nüüd seda maja olete käinud vaatamas ja neid tubasid olete näinud ja nende tubadega tutvunud, et kas see annab teie jaoks sellist kindlustunnet ja turvatunnet juurde, et kui saabub lõpuks see päev, kui te peategi siia tulema hakkama, et on nüüd julgem tulla? Teab, kuhu tulla. See on nagu kindel, ja teab, et kus miski asub, mis siin on, mida nõuda. Jah, et tean, kui on tulek, et siis ei näe esimest korda kõik asju. No just. Ei ole nii uus ja ei pea selgitama võib-olla nii palju, et sa oskad ise juba seda palli haarata näiteks või midagi. Näpuga näitama, küsima, mis see on ja mis see teeb, et siis juba nagu teadki, mis see on ja mis see teeb. Aga väga tore, et siis kohtume teiega, kui te sünnitama tulete. Meie jääme samuti ootama, millal Stiina ja Reigo pisibeebi otsustab lõpuks, et on aeg ema soojast ja turvalisest kõhust siia ilma sündida. Jõudu viimasteks nädalateks ja eelootavaks sünnituseks. Juba järgmisel nädalal vaatame üle, mis peaks haiglakotti minema ja muretseme beebile viimased vajaminevad asjad.